Tere tulemast episood number 2, ma loodan. Mida ma täna teen, on nii palju, et ma jätkan seal, kus eelmine episood pooleli jäi. Aga kuna teil on igav seda vaadata, siis ma suunin teid vaatama seda, kuidas ma tegin hange.ee keskkonda plaatimise kuulutuse. Nii et nautige seda ja siis minuga kohtume juba siis, kui ma hakkan siia lakke panema OSP-d. Näeme. Aga nagu ma rääkisin, siis teeme hange.ee-sse ka pakkumise ära ja siinkohal ma mainin ära, et hange.ee ei ole sponsor, kuid tundub, et ta võiks olla, sellest, et see on nagu automüük, iga liigutus maksab midagi. Ma ei tea, eks ma saan aru, kõik tahavad elada. Aga ma võtan teid kaasa ka arvuti pildi vahendusel, nii et vaatame üle, mis siin teha siin saab. Ma olen tegelikult juba 5. leheküljel siin ja mis ma siia üles laadisin? Ma laadisin siia üles tegin kiire joonise Google SketchUpis ja laadisin üles kõik vajalikud pildid, mis ma toopäev selles korteris tegin. Nii, edasi. Nii, siis ma kirjutasin ka välja ühe kirjelduse, mida ma siis töötegijalt justkui ootan. Tõin välja siia, et ma ei ole veel otsustanud, millist plaati ma kasutan, kas tuleb 60x60 või 60x120. Ja mul endale see 120x60 meeldib rohkem. Aga vaatame. Ja kokku me plaatid umbes 13 ruutmeetrit, mis ma veel siia panin. Et ta teeks mulle 2 pakkumist, siis ühe pakkumise teeks eelkõige sellele, et kui palju läheks kõik kokku maksma, kui ta peaks ka ise põrandad lihvima ja ette valmistama plaatimiseks. Ja teine pakkumine siis, et kui palju ta küsiks mu käest selle eest, kui mina teeksin selle töö ära. Ja siis märksin veel ära, et plaati tuleb nõnda, et ta jääks 15 mm paketiga samale tasapinnale. Ehk siis plaadisiguga tuleb siis mängida. Nii nagu minu praegu korteris oli tehtud, oli niimoodi, et oligi silikoonitud lihtsalt põranda ja plaadi vahe ja see oli ideaalne. Sest ma alguses tahtsin sinna sellist kullatud, kuidas ma siis ütlen, otsaprofiili. Aga tuleb välja, et kõige kõrgem kullatud otsaprofiil, mis ma suutsin leida, on 12,5 mm. Ja see ei sobi sellepärast, et ainuüksi mu parkett on juba 15 mm. Nii et koos alusmatiga see läheb lõhki. Nii. Aga mis siin muud siis edasi? Ja näed, ongi 3 päeva. Võtta 3 päeva paketi, kuulutuse lisamine, tasuta. Näiteks prahi äravedu. 7-päevane pakett on 9 eurot, kuldne on ju. Keskmine on 14 päeva, 12 eurot ja siis kuune pakett on 15 eurot. Nad on odavam kui auto 24 auto müük, aga ikkagi, ma saan aru, kõik tahavad raha teenida. Ma mõtlesin tükk aega, kas ma võtan selle nädalase paketi või võtan 2 nädalase paketi. Kui see hinna vahendab 3 eurot, siis ma pigem võtan selle 2 nädalase paketi ja vaatame, äkki tuleb tõesti mõni hea pakkuja. Eks ma hoian teid kursis siis, kes, mida ja kui palju pakub. Nii et teeme selle makse ära ja vaatame, mida järgmised 2 nädalat meile toovad. Aga vahepeal ma käisin ehituspoes, sest et nagu ikka, alati jääb midagi puudu. Ja seekord jäi puudu seda 100 plastiktoru. Ja seda sai ostetud kõige kallimast ehituspoest nimega Bauhof. Võib-olla seal tekkis küsimus, miks siin kolmik on, siis siit tuleb üks vent alla või üks siis toru. Ja siia läheb ergovendi selline peidetud, ma ei teagi siis, ventava, kui nii võib öelda. Ja siit jookseb toru sinna otsa ja sinna läheb ka ergovendi peidetud ventava. Ja nõnda ongi. Ma ei tea muidugi tegelikult, kas seda tehakse niimoodi, nagu mina teen. Aga see tundus loogiline, et sa paned nad omavahel silikoni kokku. Sest kruve siia sisse ei lase ju. Pleki sa needid või siis paned kruvidega. Kuna mul needivüss ei ole, siis ma panen kruvidega. Aga plastiku ma panen ikka silikoniga. Nii, nüüd ta peab otse ka jääma. Pigem on otse.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Tere tulemast tagasi. Käes on 17. juuni, mis tähistab seda päeva, kus mul ametlikult oli üle pika aja esimene tööpäev, mis omakorda tähendab seda, et siin korteris hakkab progress minema natukene allamäge. Samas see tähendab ka seda, et ma pean oma aega kasutama ratsionaalsemalt võib-olla ja natuke kiiremini liigutama, sellepärast et korteri enda valmimistähtaeg tegelikult on mingi augustikuu keskpaik. Ehk siis selleks ajaks peavad olema tehtud mul lagi, põrand ja seinad värvitud. Okei, parketiga saab natuke võib-olla venitada, aga selle seinad värvimisega ei saa, sest see tuleks teha ära enne, kui on parketipaigalduse aeg. Aga mis ma täna üritan ära teha? Täna katsume sinna vähemalt ühe rea OSB-d panna. Lisaks ma vean ära valgusti otsad, ehk mul on vaja kuute kaablit veduda ja sealt seda perimeetri leedi siis on vaja ka jätkata. Aga kõik muu on valmis, kõik on kinni kruvitud, no ventilatsiooni tuleb jätkata ja seda tuleb ka jätkata. Selle jaoks tuleb tellida ära või no tegelikult juba tellitud ära need plafoonid. Siis tuleb välja mõelda, kuidas ma selle kubu konstruktsiooni siit alla toon. Aga ma arvan, et tänane päev tuleb üsna palju timelapsi. Võib-olla natuke näitame ka ligemalt, mis ma teen, aga esimene asi, teeme akna lahti ja hakkame tööle. Vaatame, kas me saame esimese üksinda lakke. Kuigi, nad on suht kerged. No nii. Aga sellest hoolimata ma peaks putsi. Ma ei tea, kas ta tegelikult on. Ma peaks panema. Mööda. Täiesti perses. Türa! Seda ei saa küll üksi teha. Oi, bля. One eternity later.
on tehtud auklikuks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auku pluss 11. Siis on aeg panna kipsi, aga need valgustid siin, need on sellised justkui süvistatud, aga nad ei ole ka, sest et see kipsplaat istub siia peale, selle äärega ilusti tasa ja siis saab ahteldada ühtlaseks ja värvid üle ja siis ta on justkui kips lae osa ja sa ei saagi aru, et siin oleks justkui süvistatud valgustid. Ja kui kedagi huvitab, mis need on, siis need on Lätis tellitud, oli vist Läti. Igatahes, kusagilt ma tellisin need, ma võin selle lingi pärast. Assa raisk. Selle lingi pärast kusagil alla panna. Aga need minu arvast maksid kas 4 eurot või 6 eurot tükk. Plus postikulu siis Smartposti pakiautomaati. Nii et suht odavad. Ja siin on kaasas on veel see maha. See tuleb ka kaasa. Q10 pirni pesa. Ja no leedid ostad siis ise juurde. Ja siis mis iganes. Siis siia läheb kipsiluuk. Sinna läheb ergovent. Ja sinna taha läheb ka üks kipsiluuk. Nüüd ma lõikan need kipsplaadid mõõtu, need suured. Ja siis saab need lakke ära panna. Ja sellega saabki laesaaga lugeda loodetavasti lõpetanuks. Okei, see kubu osa tuleb ka välja veel mõelda, kuidas ma täpselt selle ära lahendan. Aga siis saab hakata juba pahteldama. Läks läbi paneeli või